Rudi, kus me oleme? Vaata, linnud teevad endale sellise pesakese. Ja näed erilase pesa ka. Eduga meie oleme siin. Siit saame käia usikesi vaatamas. Ja siit näeme ilveseid ja karusid. See on piison, Euroopa piison. Ugo, ütle, kui igav sul on. Miks sul igav on? Rudi, kas sul on ka igav? Närilised. See on nagu, et olge tasa. Siin Tšilja. Kus on siin? Näed, siin vaadake. Näed, emme elas esimese Tartu aasta koos nende loomakestega farmis. Mis siin juhtunud on? Siin tuli ju mitu ruumi. Nüüd on lihtsalt sein ette pandud. Huvitav, et nad selle väikeste loomade maja nagu nii ära nudinud on. Nii suur kõrvitsa peinala. Kuule, sealt sees on jah üks kõrvits. Ma olen teist kõrvitsat veel. See on kindlasti nende magustoit loomadele talvel. Kuule, vaatame, mis loomad siin on üldse. Tuhkur. Kuule, päris mommi. Need siin on. On ka nii stressiisolotti siin, et Tema on vist... Tuhkur või metsnugis. Vaata, päevalilled on neil. Ja see on ka metsnugis. Siin istub. See on kivinugis. Saan seda ilvesepuuri kommenteerima, nagu ikka on siin nagu 0 ilvest sees. Pole mitte kordagi ilvest siin näinud. Ja erineval aastaajal on erineva pikkusega sarved. Nüüd ja siin on siuke suur. Ja me lähme otse mööda teed ja siis lähme paremalt poolt mööda. Vanasti oli siin nurgas oli mingi rebase kuut või midagi, aga see vist täitsa maha lammutatud. Otse ees seal. Seal. See puur siin ees on karupuur. Näed, vaata, näed, seal näitavad käega. Et ma arvan, et seal, kus need läitlased on, seal on karu kuskil. Leidsimegi lõpuks mõmmi üles. Ugo, ei lähe üle. Tead, milleks see ajad on ees? See on sellepärast, et sa mõmmile kogemata liiga lähedale ei läheks. Nii, Ugo, kuidas sulle mõmmi meeldis? hästi. Jah, me ikka nägime suht kõik nad ära.